tere tulemast meie mõttetusse päeva. Ei, ta ei ole nii mõttetu. Me võtame võrgud üles, lõhevõrgud üles ja siis lähme lõhe püüdma õngedega. Aga mul on paari asju vaja poest ja sellepärast me võtamegi teid poodi kaasa ja näitame, mis maksab Taanis. Ja siis saate võrrelda, mis hinnad on Eestis ja mis on Taanis. Nii et lähme. Et me lähme süksesse poodi nagu Rema 1000, kuna see on siin, meie paat on siin all ja kalamaja. Ja ma sain eile suure lõhe. Meil on vaja natukene manti osta, sest see tuleb marinaadi panna. Ja siis lähme võtame võrgud üles ja tolmutame lepaussiga seda tegema, lõhe püüdma ühe tsooni peale. Ja siis ma näitan teile kondoomspinnereid, sest väljas on jooma 100 kraadi on sooja. Eile oli 20. Võta sa korda. No nagu te näete, chipsid 5 krooni, mis see teeb siis? 0,6 euri. Siin on igasugused kommid, 1,3 euri, siuksed pakid. Siin on kaneelisaiakesed, 2,5 euri, gramm rohkem. Juust, mis on siis 600 grammi, siin on 600 grammi, siin on 450 grammi, 600 grammi, 45 krooni, see on siis 6 euri kuskil, gramm rohkem kui 6. Ribid, kartulisalat 22, see on siis 3,5 euri. Ei ole, alla 3,5. Ribid 5 euri, 500 grammi. Liha on samamoodi 500 grammi, 39, see on jah 5 grammi üle 5. Siin on kanaliha. Sellised, noh siin on nüüd ütleme värske sealiha tükk. Selline sealiha tükk, mis ta on siis 2 kilo täpselt, 10 euri. Mis teil huvitada võiks. Ja nüüd vaatame siis juurdviljad läheb. Kurk on, siin on kurk, €20. Meie tavaliselt siukseid asju ei osta, sest meil on kõik nagu valmis tehtud. Et tomat 500 grammi, 2 euri. Vot. Tähtsamad asjad. Brookoli 1,3 euri. Kartul on nüüd erinev, ütleme, see on suur ahjupanemiskartul. See kilo maksab 2 euri. Aga ütleme, näed, porgand, ökoporgand 2 euri, 2 kilo. Ja siin on tavaliselt, näed, seda kartult, mis meie võtame. See kartul 2 kilo, 2,60 kuskil. Sibul on 1 kilo, aga noh, see on öko minu juurest. Kuskil peaks olema tavaline ka, aga noh, tavaline on see. Noh, kilo on täpselt 1,50. Vaat see on lett, kus meie ostame hästi palju. Siin on näed €30 salat valmis, aga meie ostame sükseid salateid hästi palju. Täna ka võtame, näed, peeti. Moss võta tagant poolt, seal on uuemad. Palju ma võtan? Võta 2 või 3 pakki, sellepärast mul on vaja seda Viagra jooki ka teha. Need 200 grammi riivitud värsket peeti on 1,50. 350 grammi porgandit riivikut on 1,50. Siin te näete nüüd valmis salatit, mida meie ostame kalale minekuks.
siin on pähklid, värgid, kõik sees, segad selle kokku, sööd ära, see on värske ja see maksab 2,6 euri. Meie võtame neid kalale kaasa hästi palju. Teine hea näide on teil, näed, riivitud porgand, riivitud kapsas, valmis, 400 grammi. Meie eile võtsime selle paki kalale kõrvale ja natukene on järgi. Meil on hästi palju sükseid salateid valmis. Et need on kõik nagu, no siin on, näed, eile sõime selle tuunisalat, muna, tuun, natuke makarone, soust on sees, kõik värgid, nii kui peab olema, 4,50. Et valmis toitu on hästi palju ja kuigi see näeb välja sööke, et ta on hästi väike, aga tegelikult on suur. Näed, sööke, siin on proteiinisalat on selle nimi, euro 30. Ja mina olen kusjuures söönud seda ja see teeb kõhu täis, ütleme niimoodi. Õunad. 1,5 kilo õuna on, jah, mis see teeb siis 2,2. Leib on selline, mis mina ostan, see on hea leib. Siin on diabeediku ja fitnessi märk peal, see tähendab siis seda, et ta on hästi kasulik süüa. 0,5 kilo on, mis ta on siis 0,7 euri. Vaatame edasi. Nii, kana. Täpselt 4 euri pakk. Kui suur see on siis? Kilo 250. Siuksed koivad. Friikartul 2,3, 1 kilo. Nii, siin on siis, minule see lett ei ütle suurt midagi, seepärast, et meie sööme kala ja liha ma saan hoopis teise koha pealt otse. Aga noh, siin on, näed, diabeediku märk on peal. See tähendab, et ta on siis nagu öko vähe rasva, hästi kasulik süüa. See on siis 3 euri, 3,5 euri, 400 grammi. Näitame siukseid tähtsamaid asju, mis teil vaja. Nii, juustud, vorstid, värgid. Mida meie kasutame, mida eestlastele räigelt meeldib, on siuksed salatid, mida süüakse minu juures turistid hästi palju. Turistid söövad hästi palju seda. Makrellsalat. 2 euri, 300 grammi. See on räigelt hea. See on makrellsalat, majonees peale, segad ära, ülikõva. Siin on siis salat kana ära tehtud. Ja see on nüüd ka absoluutselt turistide lemmik. See on tuun ära segatud, siin on sees natuke maisi, paprikat. See on samamoodi 250 grammi, 2 euri. Ei tea Eesti hindades suurt muhvigi, aga võib-olla on kallis, võib-olla mitte. Nüüd järgmisena, mis meeldib hästi palju turistidele, on see ära viilutatud 9-10 viilu. Ja mis ta on siis 140 grammi, alla 1,5 euri. Need on kõik singid, need on enam-vähem sama kaaluga ja sama hinnaga. Näed, pasteet, 500 grammi pasteeti, mis on super hea. See on 1,3 euri. Ja nüüd ma näitan veel, mis on eestlaste lemmik. See salami. 200 grammi, 1,3 euri. Ülikõva. Väga hea. Lähme edasi, vaatame juuste. Ega ma tervet poodi läbi ei saa filmida, see võtaks ööpäev aega. Aga siin näitan teile 300 grammi, aga kui liigud sõrmega siiapoole, siin on 400 grammi. Vahe on mitte muhvigi. Siis 400 grammi viilutatud superhead juustu, mis eestlastele meeldib, on siis täpselt 5 euri.
minule, kes on ütleme, kes on hoolitseb oma keha eest, et ilus välja näha. Noh, ma ei pea hoolitsema, ma näen nagunii ilus välja. Lebos ma näen ilus välja või? Jah. No, kinnitus tuli 150 grammi, 18 krooni. Jah, 1, või 2,5 euri. Lähme vaatame veel, mis teil on alati küsimusi tekitanud, siuksed nagu kohvi, õli, kohvi, piim, jah, kindlasti piim. Jäätis on super hea jäätis, see jäätis seal, see 3-värviline 1 kilo, 22,5, see on 3 euri. Mis on tekitanud hästi palju küsimusi. Näed, see majonees või see ketšup, mida mina kasutan, 550 grammi, 1,1 euri. Ja inglise soust, mis on absoluutselt top favoriit kala tegemiseks või liha tegemiseks, siga ja maitsega. Pea 200 grammi, 13 krooni, see teeb siis kuskil 1,6 euri. Nii, vaatame piimatooteid. See siin 2 euri liiter, aga noh, see on öko. Ta on gramm odavam ka seal, mingi 1,8. Või on kindlasti, mis pakub teile huvi. Noh, või on 2 euri on, no see on muidugi hästi hea või, ütleme, see on üks top kvaliteedis. 200 grammi on 2 euri. Muna on meil kallis, seda ma võin teile ära öelda kohe. Siin on, näed, see 15 muna. See on 15 muna, see on 5 euri. Noh, ma räägin, et lihtsam on oma mune lakkuda ja ongi korras. See jääb meile kalliks, vaestele inimestele. Aga nii ta on. Majonees väga hea ja eestlaste lemmik remoleed on see kalaga süüa lakku perset ka kui ja see on 11 krooni, see on 1,5 euri. Õli, muidugi on küsimus, mis maksab õli? Rapsi ja päevaliile õli 2,5 euri. Kuule, Triin, kas sa seda otsid või? Võta. Ja mine otsi marinaadi varustus välja, ma näitan kohvi. Otsida. Jah, okei. Nii, kohvi. No, mis ta on? Araabik kohvi. Pool kilo, ei, 400 grammi. On täpselt gramm alla 5 euri, aga siin nüüd tuleb vaadata sükest venda nagu Ivo Schenkenbergide klubist Meeril, mis on siis, ütleme, kõige parem kohvi. See on pool kilo ja 49 krooni. Mis see teeb siis? See on kuskil 6,5 euri. Pool kilo. Aga noh, muidugi siin on võtta, näed, 400 grammi, väga hea kohvi. Peter Larseni oma Taani väga kuum. Teda on siin igas erinevas sortimendis. No ütleme siukse 6-7 euri kõrval. Õlled ja siuksed asjad. Näiteks, mis meeldib minu turistidele hullult juua, koksi teha, on see siider. 2 euri 1,5 liitrit on siider. Apelsiin, mitte apelsiini, vaid õuna ja pirni oma erinevaid on. Õlleendadest on kindlasti huvitatud. Ma arvan, et õllehinnad on võib-olla isegi samad, mis siin Eestis on. Noh, Heineken on 5 euri plokk. 6 tükki. Et, no siin on Tuborg 6 tükki, 24 krooni.
see on siis 3,5, alla 3,5 euro. 6 tükki tuborgit. Siis mis neil nende turistidele hullult peale läheb, on see. Seda juuakse ja ütlevad, et see on siga hea õlu. Nad ei tuleks tagasi, kui seda õlut ei ole. Ega nad siia nagunii kala pärast ei tule, nad tulevadki selle pilsneri ja odava viina pärast. Ja see maksab siis, pudel on alla 0,5 euro pudel. Mahlad. Siin on näiteks välja pakkuda teil ökomahla. Mahlad erinevad. Mis see Solberg on? See mustsõstra. Mustsõstra mahla 2,50 liiter. Siin ta läheb odavamaks, õunamahla. Kõik. Aga nüüd liigume ökomahlade juurde. Aga mahla valik on pinge, ütleme nii, mustsõstar, kõik segumahlad, kõik seda joovad turistid hästi palju, see on segumahl. 2 euri on liiter. Ökomahl, 1 liiter õunamahla, 1,30. Nüüd on öko apelsinimahl, on siis 2,2. Et Pepsi, siin te näete, Pepsi, mis ta on siis 1,2 liitrit, 2,2 euri. Aga siin on kindlasti kuskil ka mingid kastid, mis on odavamad veel, ütleme niimoodi. Ja mis siin on, kassitoite lähme ka vaatame, mis kass tahab. Vetsupaberitest on kindlasti huvitav, millega mina oma kakaukku pühin. Seda ma siit ei osta, sellepärast, et siin on kallis. Ma ostan 36 rulli 5 euroga. Aga ütleme, kellel on vähe karvasem, see peab ju mitmekihilis kasutama, siis hinnad on siin näiteks. See karvasele tagumikule 4 kihiga on 3,5 euri. Mitu rulli siin on? See on kökenrull. Siin on Belleri rull. Näed, siin on see 8. See on kökenrull. Siin tuleb. Siin tuleb, no ütleme, karvase tagumikule vist ei olegi sellega. Siin on ainult 2 sellega, 2 kihiga. Ja see maksab siis 3 euri on 8 rulli. Šokolaad, mis kindlasti Eestis on väga kallis, mida ma näinud olen. Lepas, mis sa tegid nüüd? Ma võtan selle. Okei. Martsipan. Martsipan, no muidugi see on siga kallis ka, aga ta on see kui suur. See on 250 grammi martsipani, on 50 krooni. See on siis pea 7 euri. Jooma juures, kuumi rattaldada. Aga see on Malibu. See nüüd on siis nagu Kalev, ütleme nii. No 20 krontsi on see pakk. See on siis 3 euri, aga kui suur ta on? No puusalt pannes, ega ta väga suur ei ole. 100 grammi vist. No mis veel? Kassitoit, lähen vaatame. Pootsmani lemmikud. Pootsmani lemmik on see siin. 4,50. See on siis 0,5, 0,6 euri on pakk. Õhtusöök 100 grammi. Aga ütleme niimoodi, et vaesemale klassile 415 grammi, 5, see on siis 0, peaaegu 7 euri. Aga Pootsmanil hullult meeldib. No polegi midagi, Lepaus seal ootab nii, et järgmine nädal lähme Saksa, nii et kui tahate Saksa hindasid saata, siis hakake jälgima meid.
ja kindlasti jälgige nii või naa, sest teil on suur võimalus jälgijatel võita absoluutselt mitte midagi meie kanalil. Nii et see on ka hea võimalus. Nii et jääge meiega. Ma teen selle. Ma lähen lõhe tsooni peale, siis ma võtsin kõik Random spinnerid kaasa, et ma näitan teile. Ja vaadake siia raisk. Bootsmanis pildid. See on Bootsmani pild. Sellest tuleks kellelegi üle kõrvade anda. Ja ma ei saa mitte muhvigi. Keegi ei maksa mulle mitte midagi. Kuule, võtame Bootsmanile kassusid. Aga selge. Me jätkame juba lõhe pealt, kus teeme siis seda Random spinneristest teile ülevaate. Te küsisite nendega. Vaat.